kunagi väga ammu, kui elektrit veel ei olnud ja tänavalambid põlesid päris tulega, oli selline amet nagu laternasüütaja. See oli üks raske töö, käia õhtul kogu linna kõik laternad läbi ja panna nad põlema ning hommikul käia uuesti kõik linna tänavad läbi ja laternad kustutada. Tol ajal elas üks vaikne ja märkamatu vanamees, kes töötas laternasüütajana. Igal õhtul käis ta linna kõik laternad läbi ja pani nad põlema ja tänavad muutusid valgemaks. Ta elas üksi siinsamas väikses majas ja inimesed ei teadnud temast eriti midagi. Aga lapsed narrisid teda ja kutsusid kääbuseks. Kuid ta mitte kogu aeg ei olnud selline. Kunagi oli ta nõtke ja nägus noor mees, kes pani kergusega ka kõige kõrgemad linna laterneid põlema. Ja ta väga armastas oma tööd. Kuid oli üks huvitav asi. Iga kord tänavalaternaid põlema pannes muutus ta ise aina lühemaks ja vanemaks, kuni jäigi selliseks väikseks vanameheks. Ükskord tuli tema juurde üks teine laternasüütaja ja ütles talle, no kuidas sa saad nii? Sa varsti kaod ju üldse ära, sest teiste inimeste jaoks ei hoia sa ennast üldse ja nemad tasuvad sulle ainult narrimisega. See ei ole õiglane. Aga vana laternasüütaja ütles selle peale. Aga vaata küünelt. Kui küünel põleb, siis see ka muutub lühemaks. Kui mina ei paneks laterneid põlema, siis jääksid linna tänavad pimedusse. Inimesed eksleksid ja vaevalt koju jõuaksid. Aga nüüd, kui linna tänavad on valged, siis jõuab inimene hästi koju ja pärast tänab ka südames. Nii on ka minul süda rahul. Niiviisi jätkas ta oma tööd ja pani laterneid põlema. Ja ise muutus aina lühemaks ja vanemaks, kuni ühel hetkel kaduski ära. Inimesed ei märganud seda, et seda väikest vanameest ei ole enam, kuid kõik märkasid kohe, et linna tänavad läksid kuidagi eriti pimedaks. Niiviisi on ka iga inimene selles elus tähtis kellegi teise jaoks ja toob valgust kellegi teise ellu. Ja kui seda inimest enam pole, siis muutub ka teiste inimeste elu natuke pimedamaks.